See ala siin, Lääne-Siberis, on maailma kõige suurem naftamaardla. Siit tuleb suur osa tänapäeva Venemaa jõukusest. Või Venemaa inimesed ei saa siit eriti mingit jõukust. Pigem mingid oligarhid vaatavad seda ala ja mõtlevad umbes, et siit tuleb mu järgmine teemantidega kaetud ülehelikiirusel eralennuk ja kullast duširuumiga palee. Igatahes pumpavad sealt jõhkralt naftat ja maagaasi välja ja lükkavad mööda torujuhtmeid igale poole ja big business. Ja kuna seda naftat on ju nii palju ja keskkonnast on neil suva ja üldsegi Siberis ei ela ju kedagi, siis pole vahet, kui mõned sajad tonnid naftat kuhugi jõkke valgub ja järvetäied kalumürgistusse surevad. Ainult et tegelikult see ala ei ole inimtühi. Seal elavad põhjarahvad, keda rämedalt häirib see, et mingid tüübid tulevad nende õuele maa seest mingit rõvedat sodi välja pumpama ja ei kavatse isegi enda järelt koristada. Paljud neist põhjarahvastest on meie eestlaste sugulasrahvad. Nii et vaatamegi selles videos, millised Uurali rahvad elavad põhjaaladel, miks nad seal elavad, millised on nende eluviisid ja mis neid tänapäeval ohustab. Kõigepealt, mida üldse tähendab põhjarahvad? Ilmselgelt juba nimi ütleb, et need on rahvad, kes elavad kaugetel põhjaaladel. Ehk siis sellistes kohtades, kus ükski normaalne inimene ei suuda elada, kus talvel on superkülm ja meeleolu loovad põhjapõdra häälitsused. Põhjarahvasteks loetakse kõiki rahvaid, kes elavad maakera põhjaaladel, eskimotest tšuktšideni. Aga põhjarahvaste hulka kuulub ka mitmeid Uurali rahvaid, täpsemalt saamid, handid, mansid, neenetsid, eenetsid, sölkupid ja nganassaanid. Ühtlasi on nad oma piirkondade põlisrahvad. Mida see tähendab? Põlisrahvad on mingi ala varaseimad teadaolevad asukad. Ehk näiteks hantide ja manside puhul nemad on elanud Lääne-Siberis tuhandeid aastaid. Alles 17. sajandil vallutas need alad Moskva impeerium ja sellega seoses hakkas sinna saabuma ka tänapäeva venelaste eelkäijaid. Põlisrahvastele on iseloomulik ka see, et nad järgivad oma traditsioonilist eluviisi. Mis te arvate, milline see põhjarahvaste traditsiooniline eluviis on? Väike vihje, mõtleme kliima- ja loodusvööndite peale. Meil on siin külm taiga ja tundra. Kas siin on võimalik põldu harida? Ega väga ei ole. Ehk siis põhjarahvad elavad piirkondades, kus on aasta keskmine õhutemperatuur nii madal, et põllu harimine on olnud sisuliselt võimatu. Seetõttu on neil olnud toidu hankimiseks 2 võimalust. Küttimine korilus või siis rändkarjakasvatus. Mida tähendab küttimine korilus? See tähendab, et ei kasvatata endale ise toitu, nagu seda teevad põlluharijad, vaid hangitakse seda loodusest, kas loomi küttides, marjuseemneid, juurikaid korjates või kala püüdes. Küttimise korilusega tegelevad soome-ugri rahvastest metsavööndis elavad handid ja mansid. Aga tundras elavate hõimude nagu näiteks saamide ja neenetsite elu on seotud rändkarjakasvatusega. Need rahvad on kodustanud põhjapõdrad ning nad liiguvad oma põhjapõdra karjadega ringi. Suvel rändavad põhjapõdrad põhjapoolsetele karjamaadele ja talvel jälle tagasi lõuna poole. Ja inimesed lihtsalt käivad nendega igal pool kaasas. Neil ei ole püsivat kodu. Seda nimetatakse nomaadseks ehk rändavaks eluviisiks. Ja kogu nende kultuur ja eluviis on lahutamatult seotud nende elatusalade ja loodusoludega. Võtame näiteks neenetsi põhjapõdra kasvataja riietuse. Suht edev! Nii võiks Milano moeshow'le minna küll. Mida me siin näeme? Kus me märkame seost elatusalade ja loodusoludega? Millest see kasukas tehtud on? Muidugi, üllatus, põhjapõdra nahkadest. Meeste oma 4, naiste oma 8 põdranahast. Ka saapad on põhjapõdra nahast, koosnevad sisemisest ja välimisest saapast. Ja see on nii bänger külmailma riietus, et Koretexi mehed nutavad seal kõrval lihtsalt -50 kraadi pärast, samal ajal kui neenetsitel on lihtsalt tavaline talvine tööpäev. Mis veel elatusaladest ja loodusoludest mõjutatud on? Näiteks elamud. Kuna põhjapõdra kasvatajate eluviis on liikuv, siis neil püsivaid elamuid ei ole. Aga päris lumehanges kogu elu elada nagu ka ei taha. Kuigi väidetavalt lumehanges magamine pole põhjarahvaste jaoks üldse mingi probleem. Jube hea oleks, kui saaks põhjapõdra sisse sooja minna. Päris vanamehe multikaks kätte ei lähe, aga kui võtta endale põhjapõdra nahad ümber, saame telgid. Siin pildil on näha 2 saami elamutüüpi, kuahti ja laavu, mis on põhimõtteliselt põhjapõdra nahkadest telgid. Sees on puust vaiadest moodustatud struktuur, põhimõtteliselt nagu püstkoda ja selle peale tõmmatakse põhjapõdra nahad.
Elamu keskele tehakse tuli ja katuses oleva augu kaudu läheb suits välja. Niimoodi saab mõnda aega ühes kohas ööbida. Ja kui põtradel on aeg jälle liikuda teistele karjamaadele, siis pakitakse telgid kokku, kuhjatakse saanidele ja liigutakse järgmisse kohta. Vot selline mobiilne eluviis. Loodusolud ja elatusalad mõjutavad ka uskumusi ehk religiooni ja lugusid, mida inimesed räägivad ehk mütoloogiat. Näiteks soome-ugri rahvaste mütoloogias on tavaliselt maailm kolmeosaline. Taevas, maa ehk inimeste ilm ning allilm. Kõiki neid ilmasid ühendab maailmajõgi, mis algab ülailmast, voolab läbi inimeste ilma ja suubub surnute maa lähedal merre. Allilma kohta arvati, et see asub põhjas. Ja nüüd tasub heita pilk kaardile, mis pidi voolavad kõik Siberi jõed. Lõunast põhja, ehk siis see loodusümbrus mõjutas seda, mida inimesed uskusid. Loodusolude ja elatusalade mõju põhjarahvaste kultuurile on näha ka selles, milline roll on nende uskumustes loomadel. Näiteks karu on metsavööndis elavate hantide jaoks püha loom, nende hõimu esiisa ja ülijumala Toorumi poeg. Karu tapmine on väga asi, sest nad ju tapavad oma esiisa. See tuleb kuidagi ära siluda. Ja seepärast korraldatakse jumala lepitamiseks laulude ja tantsudega pidulikud peied, mis kestavad päikese tõusust loojanguni 4-5 päeva järjest. Muuhulgas nad tantsivad karu laiba ees umbes, et vabandust paps, et me su kogemata maha koksasime. No ilmselgelt, kui kogu su elu on seotud metsaga ja seal elab mingi väga suur ja majesteetlik loom, kes kohati käitub nagu inimene, siis on kerge tekkima arusaam, et see loom on kuidagi eriline ja inimestega seotud. Nii palju siis põhjarahvaste traditsioonilisest eluviisist. Mis neid tänapäeval ohustab? Lääne-Siberis elavate rahvaste, hantide, manside ja neenetsite puhul on selleks eelkõige Vene naftatööstus. Näiteks hantide püha Imlori järve keskele on vaatamata kohalike vastuseisule rajatud naftapuurtorn. Nafta voolab järve vette ja kalad surevad massiliselt. Mis sa siis teed, kui kalapüük on sulle oluline elatusala, aga kalu kas enam ei ole või on naftad täis ja mürgised, mis toob kaasa surmavad maksahaigused. On ka kohalikke, kes selle vastu protestivad, näiteks handi šamaan ja rahvalaulik Sergei Ketšimov, aga kahjuks tänapäeva Venemaal tähendab see seda, et ta lavastati süüdi, pandi vangi ja tema naabrid jäid kadunuks või viidi sohu surema. Aga põhjarahvaste eluviis ei ole ohus ainult Venemaal, lihtsalt seal on nende olukord eriti lootusetu. Näiteks saamid peavad Soomes, Rootsis ja Norras võitlema sellega, et nende karjamaadele tahetakse rajada raua ja haruldaste muldmetallide kaevandusi ja uusi raudteid, mis segavad põhjapõtrade rännet. Võib-olla sa mõtled, et mis nad selle vastu võitlevad? Haruldased muldmetallid on üliväärtuslikud. Neid on vaja, et teha mis tahes elektroonikat, nutitelefone, arvuteid ja nii edasi. Selle kaevandamisega saab ju rikkaks. Aga ei, põlisrahval ei ole tegelikult neid asju vaja. Nemad on rahul oma traditsioonilise eluviisiga. Meil linnastunud inimestel on neid vidinaid vaja. Ja põhjarahvastele ei saa öelda, et aga asuge mujale elama kuskile. Neil ei ole kuhugi minna, sest nende majandus ja eluviisid on tihedalt seotud nende põlise maa ja looduskeskkonnaga. Kas seni kõlab päris masendavalt? Õnneks leidub midagi positiivset ka. Näiteks saami rahvaid diskrimineeriti pikka aega. Neid peeti alamaks rahvaks ja püüti seetõttu vägisi norralasteks, rootslasteks või soomlasteks muuta. Aga pärast visa enda kultuuri ees seismist on saamidel õnnestunud Norras, Rootsis ja Soomes luua oma demokraatlikud parlamendid, kus arutatakse saamide asualasid puudutavaid probleeme. Tänu sellele ei ole enam nii lihtne saamide huvidest üle sõita. Teeme siia lõppu kokkuvõtte. Euraasia põhjaaladel elavaid rahvaid nimetatakse põhjarahvasteks. Paljud neist saamid, handid, mansid, neenetsid, eenetsid, sölkupid ja nganassaanid on eestlaste sugulasrahvad. Põhjarahvaste kultuur on tihedalt seotud loodusega ning see väljendub näiteks traditsioonilistes rõivastes, elatusviisis ja rituaalides. Mõned neist on kütid korilased, teised rändavad põhjapõdra kasvatajad. Põhjarahvad on oma piirkondade põlisrahvad. Aastasadade jooksul on nad pidanud võitlema oma kultuuri ja eluviisi säilimise eest. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis, siis siin all on siuke nupp, vajuta seda ja sa näed veel selliseid videoid ja annad meile motivatsiooni neid edasi teha. Tšau!